Tervitus, ma olen Olesia Abramova, auditipartner audiitorfirmast Ernst & Young ja täna me räägime persoonibrändist, räägime, kuidas seda arendada ja kuidas see tuleb kasuks karjääri valikul. Selleks, et tuvastada või luua oma persoonibrändi, on vaja eelkõige aru saada, mida sa oskad teha, mis on sinu enda tugevused ja mis on ka sinu nõrkused. Teiseks, teades seda ette, sa oskad võib-olla välja mõelda, mis on sinu müügiargument, mida sa hakkadki turustama teistele. Seda teades jällegi me liigume edasi, et mis platvormi sa valid ja kuidas sa seda edaspidi arendad. Persoonibränd on sinu lugu, on sinu oskused, sinu tugevused ja sinu toode, mida sa tahad maailmale näidata. Parimad viisid persoonbrändi turundamiseks, eelkõige õige platvormi valik. Kas sa oled LinkedInis, Facebookis, kuskil mujal näiteks. Teine hästi oluline aspekt selle juures on kvaliteetne sisu. Ega ma igat asja ei pane sinna üles, fotod, videod ja tekst peab olema väga-väga kvaliteetne. Kolmas aspekt, millel tähelepanu pöörata, on regulaarsus. Et sisu loomine peabki olema regulaarne, aga samas 10-15 videot või postitust ei ole meil on vaja igapäevasel teha. Et regulaarsus on see, seal ei ole reeglid, et inimene peab ise tajuma, mis ja kuidas seda teha, aga jah, et väga tihti ka ei ole soovitatav. Tööintervjuul on hästi oluline rääkida seda sama juttu, mis peegeldub sinu profiilis, et seal vastuolulisi asjaolusid ei oleks. Ja selleski lihtsalt tasub intervjuul rääkida, mida sa hästi oskad, mida sa ei oska hästi kausalt, mida sa soovid arendada ja mida sa üldse tahad saavutada. Et ausus ja läbipaistvus on hästi oluliselt kohal. Tugev persoonibränd annab kindlasti eelise, kuna inimene ilmselt selleks ajaks on juba midagigi saavutanud. Et lisaks tehnilistele oskustele, mida niikuinii annab meile kas ülikool või mingi muu töökoht, persoonibränd on midagi sellist, millega inimene tegeleb väljaspool tööaega. Ta loob midagi sellist, mida teistel ei ole ja läbi selle ta üritab eristuda. Persooni brändimisega peab alustama siis, kui inimene on valmis. Kui ta on valmis peegeldama seda, mida ta oskab, mida ta ei oska, kui tal on midagigi jagada maailmaga. Võib alustada ka 10-aastaselt, võib alustada ka siis, kui sa oled ülikooli lõpetanud. Loomulikult tööintervjuus on oluline seda ka välja tuua, sellest ka rääkida, sest tööandjad ei pruugi seda teada. Spordimaailma tähtedest või tõusvatest tähtedest spordimaailmas, kus pakkumine või sponsorileping on tehtud just nendega, kellel on suurem audients mingisuguses sotsiaalmeedias. Vaatamata sellele, et su saavutused võivad olla väga-väga head spordis või kuskil muel et pigem vaadatakse, et sponsorid näiteks vaatavad just seda, kui suur on sinu profiili nähtavus sotsiaalmeedias. Et see on hästi oluline. Tööandjate vaates sõltuvad muidugi tööpakkumises. See ilmselt nii väga oluline ei ole, aga sponsoritele see on kindlasti üks asi, mida nad otsivad ja vaatavad. Et võidab see, kellel on rohkem. Hästi arendatud persoonibränd võib avada uusi karjäärivõimalusi just neile, kes tahavad midagi elus saavutada. See näitab seda, et inimene on selleks ajaks midagi saavutanud, sihikindlust. Ta näeb seda, et inimene tegeleb asjaga, mis ta tõeliselt meeldib. Ja loomulikult ka seda, et inimene on võimeline midagi luua regulaarselt, meeskonnatööd ilmselt näitab, suhtlemist oskas näitab, näiteks suhtlemine oma audientsiga, kommentaaridele vastamine, mis viisil sa seda teed, kui aktiivselt sa suhtled inimestega, kui viisakas või ebaviisakas sa oled, mis keelt sa kasutad. Et see kõik läbi selle saab hinnata, mis inimesega on tegu, kas ta on võimeline teatud organisatsioonis tööd tegema, kas ta sobib sinna ametikohta. Kõige levinumad vead persoonibrändi arendamisel võivad olla näiteks see, et inimene teeb midagi, mida ta tegelikult ei tea ja ei oska, ja ta ei ole autentne. See paistab välja, et see kohe kindlasti ei ole hea. Regulaarsus, nagu ma rääkisin ka, et kui seda sisu on hästi palju, see ei ole kvaliteetne, see ei mõju hästi ka. Loomulik see otsesuhtlus oma subscriberitega, oma audientsiga. Kui seda ei ole üldse, see ei mõju ka hästi, see ei arenda sinu persoonibrändi. Sa ei ole see inimene, kelle käest küsitakse või keda kuulatakse. Kvaliteetne sisu,
super ilusad videod, ilusad pildid, originaalsed sõnumid on see, mis loeb. Hiljuti ülikooli lõpetajatele on eriti oluline aktiivsus sotsiaalmeedias, positiivsus sotsiaalmeedias, erinevate profiilide või erinevates platvormites olemine, et kohalolek, sisuga kindlasti vaatame, et see ei oleks vastuoluline, et see oleks teatud eetilistes piirides. Persooni bränd vajab refreshi siis, kui inimene muudab midagi oma elus. Näiteks ta ei tegele rohkem oma eelmise valdkonnaga ja tegeleb nüüd uue valdkonnaga ja see, mida ta praegu teeb, ei haaku enam sellega, mis tal kirjas on sotsiaalmeedias. Kindlasti sellisel juhul on vaja seda platvormi ära refreshida. Teine asi, millele peab mõtlema, on see, et maailm meie ümber ka muutub, on ju. Kui maailm on muutunud, ei tasu rääkida asjadest, mis ennam ei ole aktuaalsed. Mingid kindlad reeglid, et on vaja kord aastas midagi kuskil käia, midagi uuendada, sellist reeglit ei ole. On vaja lihtsalt jälgida, mis on parasjagu aktuaalne, millast inimesed räägivad, mis on toimumas üldse maailmas ja ilmselt seda ka oma platvormis, oma profiilides ära kajastada. Tööandja seisukohalt loeb see, mida inimene parasjagu praegu teeb, on ju, mida ta praegu oskab või kuhu ta tahab liikuda. Fokuseeritud profiil on palju parem, on palju loetavam, palju lihtsam aru saada, mistõttu ei ole mõtet listida kõike, mida sa oled elus teinud, me oleme kõike elus kõike teinud, aga just see, mis sul kõige paremini välja tuleb.